me majavalitsuse korraldusel pandi täna hommikul meie ukse peale pisike silt. Silt pandi. Mitte sült, silt. Silt pandi välja. Ja sinna oli kirjutatud, et 3 päevaks võetakse kuum vesi ära. Naljakas küll, enne ei olnud 2 kuud, nüüd võetakse 3 päevaks veel. Ma küsisin majavalitsuse töötajatelt, et milles on asi. Nemad ütlevad, et viga on süsteemis. Mingi toru on umbes juba ammu. Roostes on nüüd puhuvad kompressoriga läbi. Nii et paari päevaga saab asi korda. Varsti saab loomaaed valmis. Jaa, juba trollid käivad sinna. Jaa. Sügishooaeg on juba ammu möödas, aga jahihooaeg käib ikka. Need võtavad püssid kätte, hakkavad laskma. Aga mis nendega saab, kellel püsse pole? Meie juurvilja hoidla kõrvale hakati midagi ehitama. Terve päev taovad vaiu sisse. Põmm. Ehitasid plangu ette ja terve päev käib põmm. Aga mis seal plangu taga on, seda ei tea. Plangu peal pole mitte midagi kirjutatud peale teatud sõnade. Nagu igal pool. Auku ka ei ole, ainult pilu. Vaatasin sisse, ei näe mitte midagi. Eile käis äkki pirrakas, jurrakas ja pärast ainult zen. Mind vaevavad kahtlused. Ega mul erilisi kõhklusi ei ole, aga kahtlused vaevavad pidevalt, mida nad sinna plangu taha ehitavad. Keegi ju midagi ei ütle. Peaks mõne suurema ülemuse käest küsima. Poes on just nagu enam-vähem kõike olemas. Keegi ei räägi ka midagi. Aga peaks siiski ikkagi küsima. Muidu võib juhtuda, et istume küll valged särgid seljas, lipsud ees, aga ilma kruupideta. Sest ega televiisoris tangu ei puistata. Ega raadios taimeõli ei voola. Eile käisin jälle poes. Praegu veel on. Pitsatiga dieetmunad. Praegu on niuke kanatõukse, mune pitsatiga mune kõik see. Mune. Hirm on nii suur, et pitsatiga munevad. Aga võib-olla ülemused tembeldavad, kes neid teab. Äkki kontrollivad, palju me kinni pistame. Raha on ju rahval palju. Kõigil on mootorrattad ja autod ja mopeedid ja televiisorid. Mul on pisike. Mul on see rekord, mul on see esimene väljalase, ma ei julge seda suurt värvikat osta. Mul on nii pisike, et vahi nagu läbi lukuaugu kõik see aeg. Isegi igiseks võtab. Aga suurt ei julge osta. Äkki ühel ilusal päeval ütlevad tagasta. Diagonaal 68x46 pole ette nähtud. Mis ma siis ütlen? Viin 1000 rutsi tagasi. Ega ma lollakas ei ole. Parem vaatan läbi lukuaugu edasi. Nemad võivad kõike küsida. Ühel ilusal päeval küsivad, mees, miks sina kannad pidevalt importi? Milleks on džiinid? Milleks satiin, ratiin, nahk, velvet, gabardiin? Mis ma siis vastan? Andke andeks, võtan riided seljast ära, käin alasti või? A miks nii paks? A miks nii roosa? A miks nii rõõsa? Miks nii sinisilmne? Miks nii selgesilmne? A mis ma siis ütlen? Võtan kaalus maha, lähen siniseks või? A kuidas rahaga lood on, seltsimehed? Kus te hoiate oma raha? Hoiukassas. Mõttetu. Nemad võivad ühel ilusal päeval teha niimoodi. Hommikul oli, õhtuks ei ole. Kõige õigem koht on külmakapis.
sügav külmetuses. Vala veega üle ja kivistub 374 rubla 50 kopikatega, mul rohkem pole ka. Mul on kõik kaup kodus olemas, absoluutselt kõik. Vann on ääreni täis, mul on kruupi, tangu, riisi, manna, mul on suhkur, mul on vann täis. Vett. Mida te mõtlesite? Vett! Äkki keeravad kraani kinni. Parem ikka kui on, kui lubatakse, et on. Mina küsisin, nemad lubasid. Mul on küünalkapi pääl, äkki võtavad elektri välja. Mina võtan väikse tiku, panen väikse küünla põlema, elan rahulikult edasi. Mul on petrooleumlamp 2 tagavaraklaasiga, taht on olemas. Taht, priimus. Mäletate, jah? Teie mäletate, minul on. Tünn petrooli, kass seepi, ämber penitsiliini, 400 meetrit sidet, 6 kilovatti, 2 liitrit jooti, aga äkki ühel ilusal päeval tulevad halvad ilmad tulevad. Mis te rõõmustate? Hanged on ukse ees. Aga mina istun rahulikult toas, keedan priimuse peal suppi, võtan pentsiliini sisse ja sülitan aknast välja. Ma oleksin ammu selle kraami juba, kus see ja teine. Mul on ärklituba juba äärest ääreni täis, aga vaata, kahtlused on nii kohutavad. Ega kõhklusi mul üldse ei ole. Aga kahtlused ei lase magada. Mida nad pagana pihta ehitavad sinna plangu taha?